Tere! Tere! Ma tõin süüa. Lõpuks ometi. Süüa, aga mitte meile. Kuule, aga nüüd saab lõpuks süüa, sellepärast, et sul on vist uudis või? No. On või? Pizza. Räägid ka kõigile või? Kus sa oled? Ma ei saa ju. Mul asju on käes. Mis sa tõid? Tööriietused. Näe. Aa. Hommikusööki tõin sulle. Tööriided? Jah, tööriided. Nii. No ma ei saa ju praegu, näed. On liiga palju asju käes. Mis töövärk on siis? Räägi uudist, siis teised tahavad ka teada. Kohe näitan. Oota, sa võid tulla, panna asjad ära, siis näita. Nii ei näe midagi. Nii. Palun väga. Pupu tahab ka näha. Minu uus töökoht. Alfa Pools. Ma hakkan puhastama siis basseine. Nii, kus kohas? Kampaseris. Ma ei tea, mis sektoris veel, aga esmaspäeval hakkan õppima. Ja siis aprilli alguses full contract. Et praegu on nädalas 12 basseini ja järjest tuleb juurde. Nii et ma olen ka nüüd ametlikult Hispaanias tööl. Jää! Kuule, tähistame. Tšurro tahtis ka rääkida midagi. Tšurro, mis sa tahtsid rääkida? Ta ei kuule sind üldse, noh. Tšurro oli ka jutt ju. Oli jah? Jaa. No ma ei saa ju, kui mul on 150 asja käes ju. Ma mõtlesin, et sa said need Borati kostüümid, kui sa lähed basseini puhastama. Mis see on? Nii palju asju said pusa ka või? Pusa ätti ka, 2 asja. Näita pusa, näita pusa. Telefonumber. Oota, sa saad töötelefoni siis või? Ei, no see on minu telefon, see on firma telefon. Aga autoga saad või? Ja uuema auto. Tööauto saad või? Ja uuema tööautos. Äppi oled ka või? Muidugi. Võta prillid ära, keegi ei usu, et sa äppi oled. Äkki nutad seal taga? Ei nuta. Näite, kui rõõmus sa oled. Nii rõõmus. Tegelikult on ülikool. Kuule, sul on nüüd 3 töökohta ju. Sa oled DJ, kui tahad. Siis sa oled ametlikul tööl Alfa Poolsis. Ja siis sa teed lifti. Serlifti, private lifti. Private lifti. Mitu töökohta sul? Sul on veel. Sa teed mulle kodulehte. Sõidutad mind ringi. Aga no sellest ma raha ei saa. Ma vist pean maksma hakkama. Jah. Aga ei, see on väga uudis selles mõttes, et nüüd on, me oleme 3 aasta olnud siin ja see on nüüd siis esimene Hispaania töökoht. Ametlik töö. Makstakse pangakonto on tehtud, nüüd tuleb veel mõningad asjad teha. Järgmine on siis residendiks. Vaatame. Siis teeme endale motorrattaload ja rekaload ja traktoriste load ja kõik load kõik need ära. Okei, teeme siis mulli. Olge mõnusad seal. Teeme mulli lahti. Jah, toi. On laupäeva lõuna ja nii tore, et pikutamise ajal antakse kätte sulle kahvel. Kahvel antakse kätte, kell on kohe samas 1:30. Lõunat ei ole veel tulnud, aga kahvel antakse kätte. Võimalik vaid meie kodus. Ja kahvel on, kohe peaks tulema ka lõunasöök, et täna on siis hetkel lõunasööga siemine siin voodis, millel see telekas käib üles alla, et selles mõttes on ikka see luksus ikka. Et vaadake siis kahvlit, näed, oot, tuleb. Kahvel on, aga nüüd tuleb see ka. Tere hommikust! Ma tulin siis oma esimesel proovipäevalt. Käsi on väis on märg
emotsioonid on ägedad, 6 basseini sai. Simon oli õpetaja. Täitsa äge. Selles mõttes ikka õppimist ikka on. Mis sektoris käisid? Mis sektoris tegid? A-sektoris on. Kõik basseinid on A-sektoris või? Ei ole. Mulle tulevad arvatavasti erinevad basseinid ikka. Erinevas piirkonnas. Aga praegu täna oli see, et nagu näha, millised on basseinid. On suuremad basseinid, väiksemad, kuidas on tehnika, kuidas on kõik need lukid, asjad kõik. Jah. Meeldis või? Jah, ma ise tegin ka. Kas omanikke oli ka kodus või? Ei olnud. Elamusmajad võivad olla vabalt, et omanik ei olegi. Kedagi olegi seal lihtsalt. Aga mõne võib olla ka inimest ees. Edasi, mis saab? Kolmapäeval on ka ja siis Arts Reedel ka. Ja Helen ütles ka, et maksavad see nädal kinni. Äge. Joo. Palju õnne. Aitäh. Tere ilusat teisipäeva hommikut. Jah. Vaadake seda 4 kotti. Jah. Kell on 9. Meil on 45 minuti pärast operatsioon ja süüa ei tohi. Ja vaatab meid sellise näoga nagu kõige halvemad inimesed üldse maailmas. Ja. Süüa ei saa. Tšura läheb siis täna oma mehe avu riivama. Aga midagi teha pole, sest Tšurol on suur probleem ja see on arsti poolt kinnitatud, et see vist ei muutu, sellepärast, et ta on oma selle meeste värgiga siin nii hädas. Hommikud algavad 6:30 tema karamisega. Ja minu jalgade otsas ja nii iga hommik. Ja me siis vähendame loomakese vaevasid. Aga ta on natuke segaduses, miks talle kell 7 süüa ei antud ja miks talle juua ei anta ja üldse kõik on nii halvasti ja uni on ja... Kõik on paha. Aga varsti on kõik hästi. On ju? On ju, Tšurokene? Me siis varsti näitame. Jah, mis see siis on? Ui, Tšuru saab aru, et on midagi toimumas. Ja, siin on meie kliinik. Ja me nüüd lähme. Tšau kõigile, kõik läheb hästi. Ja. Yeah. Oh, it's a good boy. They definitely know. Can you please have that if he's sleeping, you can cut the nails? Yeah. I could that. When he's up there, I will cut the nails. Nii, nüüd on Tšurokene operatsioonile viidud ja mina otsustasin jala koju kõndida. Aga ma käisin postkontoris ja ma olen oodanud seda kirja 3 nädalat juba. Varsti oleks 6 aega täis saanud. Ja ma sain oma lapselapselt kirja, kirjutas mulle kirja ja siis sain pildid, joonistas mulle pildi lennukitest ja puudest. Ja siis sain natuke lasteaiapilte ja nii vahva on sellised asju oodata. Aga Tšuroke saab siis koju umbes kella 3 ajal, nii et peame pool päeva ootama. Natuke imelik on selles mõttes, et tuled koju, siis tavaliselt keegi on sul vastas, vaata 4 aega siin hüppab ja kargab, vaata. Ja nüüd täna tuled koju ja vahepeal siis nagu on... Ainult naine on vastas. Naine on vastas ainult jah, nagu, et natuke teistmoodi. Et kell on 12 läbi, tuli ka telefoni kõne arstilt, kõik läks hästi ja kell 2 läheme siis oma pupukesele järgi. Ja siis vaatame, mis saama hakkab. Kuidas siis käituma hakkab. Aga ei huvitav on ju. See on see ootamine. Aga vähemalt on nüüd on teada kõik on hästi. Selles mõttes ikka nagu muretsemine on ikka alati selline täiesti okei. Aga imelik on jah olla, et Tšurat ei ole. Nüüd on see moment, kui vaatame, kus Tšurra on. Just a couple minutes. Yeah.
et vaata, me oleme kodus. 2 tundi möödas sellest, kui me koju teeme ta. Tehti väike opp ja nüüd ta on nagu väike pussunukerdis. Aga natuke ta juba jalutas, tegi pissi. Ja varsti on ta jälle nagu tšuuroise. Jah. Aga öösel tuleb tal magada kraega. Siin saab lõbus olema. Jah. Kirgud ülös, sedavada. Mis söönud on? Head vaatajad, on pühapäev, 29. märts ja meil on siin toimumas suur puhastus. Nagu näete, siin on üks hunnik asju, mis lähevad prügisse. Siis toimub seal pesemine, siis me näitame, mis siin toas tehakse. Ja nagu ikka öeldakse, et mul pole midagi selga panna, aga just 2 minutit tagasi öeldi, et ma ei osta enam ühtegi riieteset, sest tal on nii palju asju. Tead, mul on isegi seal veel paar juppi, mis on Eestist. Aga need läksid ikka kohkrisse, ma ei räätsi neid ära visata. Ma arvan, et mingi järgmine aasta. Täiesti ilus punane sildiga kleit. Mis mul prügiga siis tõi? Mul on paar asja sellist, mida pole kunagi selga pannud, aga ära ei raatsi visata. Ja iga aasta ma tegelen selle koristusega, nii et kui järgmine aasta tuleb, siis ju nad prügisse läheb. Ja noh, siin seda mantide äraviskus on. Tegelikult on seda vähe, aga siis 2 nädala pärast öeldakse, et miks ma selle ära viskasin, ma tahtsin selle selga panna. Nii, me ei pane neid selga. Ma tassin neid edasi-tagasi kogu aeg. Ma panen tule pesu kuivama. Täna on tuuline ilm. Põhjatuul. Väga külm. Vaatad, see uks paugub. Jaa. Lubage ma tutvustada imelist laululindu. No on juhtunud see, et kell on ette keeratud tund aega ja meil on siin üks tegelane, kes lihtsalt alustab streiki. Jauramist terroriseerib siin. Hallo. No, vaadake seda väikest terroristi. Ja ainult tema. Aga näed, järjest terveneb. Nii, viskab ikale ja ütlema fännidele tere. Vaadake meid. Oleme ühesugused. Vuntsid ees, abemed ees. Jah. Selline pühapäev. On esmaspäeva hommik. Midagi toimub. Meil toimub siin hommiku võimlemine.
meile tuli suvi ja me nüüd siin pikutame ja töötame ja pupu oli siin ja nüüd on siin peidus. Läks tira alla peitu. Ja siis vaatame, mis meil siin toimub. Siin on mingi projekt käsil. Mis siin tehakse? Tehakse mingi tooli puhastamist, sest homme tuleb värv. Jah, tooli värvitakse. Sa juba tulid välja. Ronisid just peitu. Palav on, jah? Tule siis viludasse. Siin maja taga on viluda. Sellest tuleb mingi äge asi siis. Sellest tuleb kollaseks. Ja siis tuleb see peale. Ja tuleb mingi muu poti. Ma ei tea. Üks naine mõtleb selle peale. Jaa. Siin me pole veel istunud, sest siin on olnud jahe, aga täna on juba suvi, nii et eks me suvel siis oleme rohkem siin. Tšurrak, sa tahad kiikuma tulla või? See on palav. Tšurro teises majas kiikus selle tooli peal. Me lähme homme Tšurroga niite võtma ja siis on see protsess läbitud. Nii, Tšurro. Aga mul on vaatajatele ka üks küsimus. Tšurro peab igale poole kaasa tulla. See on palav siin. Meil on siin katuse terrass. Selline tühi suht pole. Seal on mingid jõuluasjad ja siis ma mõtlesin, et ma hakkasin trenni tegema. Siin on päris hea vaade, et paneks oma mati siia ja siis hakkasin trenni tegema, aga kuidas seda nagu ilusamaks teha siin? Siin on nagu need aparaadid ja need jõuluasjad saab kuhugi ära peita, aga ma ei tea, nagu nadi on see asi siin. Et nagu pole väga sükest kunsti silma, et mis siia panna. Sest siin hakkab ikka megaküte varsti. Praegu on siin okei ja hommikul on nagu eriti okei, et mingi 15-16 kraadi on hommikul, aga see võiks nagu ilusam olla. Ma ei tea, paneks siia kunstmuru või? No suvel see kärssab siin siis. Aga mis sa arvad, Tšuro? Sa tuled minuga võimlema. Hommikul ta küll võimles minuga koos. Siit me vaatame siis mägesid ja naabreid ja seal on see meie basseiniala. Seal on veel mägesid. Et siin me siis pühitseme niimoodi. Aga ma mõtlesin, et see oleks selline mõnus trenni tegemise koht siin. Nii kaua, kuni 50 kraadi ei ole, saab siin mõnusalt olla. Üks töötab seal usinasti. Sealt on naabriaeda ka natuke. Nendel on mingid erilised värvilised valgurid seal öösel. Ikka päris äge on. Ja mõtleme siis, kui kellelgi on ideid, kuidas seda nagu hubasemaks siin teha, siis andke mulle mõtteid. Väljas on väga ilus ilm ja nagu näete, siis meil ei ole siin varju, aga see varsti muutub. Sellepärast, et milleks minna poodi ja seda osta, vaid Vesti Aivo, kes on ka teadur ja leiutaja. Ja, kes on ka leiutaja. Siis me leiutasin ühe huvitava asja siia ja järgmises videos te näete seda, mis see tuleb siia. See on nii huvitav. See on nagu puri, siis on siin disaini. Siia saab panna lambikesed, kui tahame. Ise mõtlesime välja vanadest kardinatest. Mina mõtlesin. Mina ei oska teostada. Sina oskad. See täiega sobib ka siia. Aga no, ta pole veel valmis, nii et tööprotsess käib. Meil on seda vaja sellepärast, et mitte vihma pärast, aga vihma pole. Aga päikse pärast, sest muidu me ei saa siin nurgas mõnusasti istuda ja Tšurrol on ka palav. Ja siis siia tuleb meil vaip. Me paneme selle toavaiba siia, sest muidu me ei saa siia plaatide peale astuda.
ja mina hakkan nüüd valima uut vaipa tuppa. Mul praegu pingul ei ole. Aga ma ei tea, kas ta peab olema. Ta võib natuke olla siuke lõtakas ja siis ta ongi siuke ilus. Ta ei pea täitsa sile olema. No proovime. Ja nüüd näitame siis lõpptulemust. Tegemist on siis 2 pimendava kardinaga, mis on omavahel kokku pandud. Ja niimoodi saime endale päiksekatte. Ja nüüd vaatame, kuidas see mõjub. Nii, vaatame siit poolt ka. Noh, selles mõttes on see, et kõige olulisem on see, et vaatame, mis tuulega teeb. Et ääred on kinni pandud, kõik ennasti keskelt ka. Ja selline superäge lahendus. Jah. Naine on õnnelik, päikest peale ei paista enam. Aeg on... Mulle meeldib see, et Churrol on ka nüüd siin võimalus olla, ta ei saa muidu üldse siin olla. Nüüd see on vaata varjune, ta on hea pikatada siin. Tuul käib läbi ja Churrole meeldib siin olla. Jah, Churrol on oma pesa. Aga mitte kauaks. Tankla järjekord. Selline ja 95 on 1399, diisel on 1709 ja tavaline diisel on ka 1699, nii et kõik ostavad kütust täna. Hispaania riik on tugevalt teinud soodustusi. Meil on päästeoperatsioon. Mina ei ole nõus, et see vahet pole, et ta on tuvi ja surab sinna tee äärde lihtsalt katkise piivaga. Teen endale siia kaerahelbeid, teki, panen siia kasti. Ma ei tea, viin kuskile mägedaks ära. Mida keegi ammustab, kui lihtsalt seal surub või sureb nälga. Siis sööb enne surma kaerahelbeid. Ma ei ole kunagi nii suurt lindu ette võtnud. Ma arvan, et ta ei lenda ära. Aga ta pean tegema nii, et igaks juhuks selle panen koone peale. Ma ei arvanud, et me siin elades peame ka kedagi päästma. Aga ma panen talle vett ka. Misi ka valmis. Tuli siputas siin.
lähme sinna taha, ma ei taha seda siia üldse panna, et mingit lõhna teha. Võta see väike kopsike veega. Jah. Nii, topsik. See kaan tuleb kinni panna sellepärast, et ära sellega, et ta võib omalt sealt ära plehku panna. Nendes meetri kõrgusele. Ma arvan, et tal on natuke olla veel. No vaata. Kosusööga. Jaa. Saame ta viia loodusesse. Ta saab seal hakkama. Vaata, ma tegin talle pesa. Ta lükkas tiiva juba laiali. Vaata. Nii paraneb ise. Ja paranebki. Ta on ju loodus. Jah. Paraneb. Kas ta hüppab sinna peale, ta teab, et seal on pesa. Loomapäästjad Hispaanias. Meie tuvikese elu jätkub siin ja see postitus on tehtud selle eesmärgiga, et ma tegin ka Kampasoli gruppi postituse ja sinna tuli esimene kommentaar selline, et tapa see rajakas ära, et see on nagu tiibadega rott. Ja siis ma mõtlesin, et väga huvitav, et kust tulevad nagu sellised mõtted, et huvitav, mis see tuvi on siis sellele inimesele nagu nii palju halba teinud. Aga mina olen seda meelt, et kui sa aitad, vahet pole keda, siis sa saad ka head tagasi. Ja näha on, et meie tuvikene paraneb. Me tõime talle loomapoest nii-öelda lindudele mõeldud terakisi ja ta nokib neid ja ta käib joomas. Ja tal on vaba liikumine siin, ta saab siit äärest ilusti välja kõndida, kui ta tahab. Ta on seda juba teinud. Ja mu eesmärk ei ole seda linnukest siia nii-öelda surema jätta, vaid mulle on siin nüüd targemad inimesed kirjutanud kuskilt, kes teavad, ma ei tea, loomaaedadest ja kus need inimesed töötavad kõik ja tegelevad selliste lindudega, kes on hädas. Siis mulle on öeldud, et tuvid on tegelikult päris targad linnud ja siuke nädalake võib aega võtta, et see tiib paraneb ise ära ja ta lendab siit ise lihtsalt minema. Ja kui me näeme, et ta hakkab siin juba lendama ja proovima ja ei saa, sest meil on siin väga suured müürid, siis me viime ta lihtsalt Mursja lindude varjupaika. Aga jah, mina kahjuks teda tappa ei suuda, nagu mulle siin mõned inimesed soovitasid, nii et nii lihtsalt on. Ja ma väga loodan, et kui teed midagi head, siis saad ka vastu head. Nii et soovitan kõigil nii teha.